Tere tulemast loengule, kuidas hoida oma vaimset tervist töökohal. Mina olen Piret Maiberg-Nõu ja räägin teile siis vaimsest tervisest. Räägin sellest, kuidas oma vaimse tervise eest hoolitseda ja räägin ka teadvelolekust ehk mindfulnessist. Ja miks ma siis täna teie ees siin olen? Võib-olla sellepärast, et minu selline põhitöökoht on Riigi Tugiteenuste Keskuses, kus ma olen siis vaimse tervise edendamise spetsialist. Töötan ka Toompargi vaimse tervise keskuses kogemusnõustajana. Ja ma olen ühtlasi ka Mindfulness-Based Stress Reductioni programmi sertifitseeritud juhendaja. Ehk MBSR on programm, millest me võib-olla täna veidi pikemalt ka räägime. Ja räägin ka kindlasti, et kus see programm alguse sai. Ühtlasi olen andragoog, täiskasvanute koolitaja ja Eesti Teadveloleku Koolitajate Liidu juhtiv liige. Mis see vaimne tervis siis on? Maailma Tervishoiuorganisatsiooni sõnul võib vaimset tervist kirjeldada kui heaoluseisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega, suudab töötada tootlikult, tulemusrikkalt ja ühtlasi annab oma panuse ühiskonna heaks. On vaimne tervis, on füüsiline tervis ja tervis kui selline, tervise kohta on selline määratlus, et tervis on täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund. Et see ei tähenda ainult seda, et meil ühte või teist haigust ei ole, vaid et meil on isegi nagu hea olla, et alati ei tähenda seda, et peab olema mingisugune haigus või puue või et kui meil seda ei ole, et siis on kõik hästi. Et tegelikult see vaimne tervis ja tervis on seotud pigem sellise heaoluga, seda, et kui hästi ma ise ennast tunnen, olenemata sellest, mis mu ümber on, olenemata sellest, millised kaasuvad tegurid on, et pigem on see ikkagi tunnetatav sellise heaolu seisundina. Kui kellelgi on vahepeal küsimusi, siis meil on täna ka Slido keskkond, vastan küsimustele jooksvalt, et olge julged kasutama, usun, või loodan, et leiame teie küsimustele vastused ja selle Slido keskkond peaks olema avatud kogu selle 90 minuti jooksul. Põgusalt 2022 viidi läbi üks selline suurem Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring ja sealt, mis siis välja koorus. Kooruski välja see, et hinnanguliselt iga 4. täiskasvanu 16–64 aastane tunneb tavapäraselt suuremat stressi või depressiivsust ja iga 7. kasutab siis mingisuguseid antidepressante või ravimeid. Ja millele see uuring siis viitab, ongi see, et tegelikult vaimse tervise probleemid on Eesti rahvastikus küllaltki ulatuslikud. Ja kui me nüüd liigume sellest teemast, et mis on meie ümber, et meie ümber on siis see, mis on meie selline ruum, meie keskkond, minu kodune keskkond, minu töökeskkond, et need ju omavahel ka mõjutavad üksteist. Aga tänapäeval me räägime hästi palju ka stressist, et üks asi tekitab stressi või teine asi tekitab stressi. Ja ma kutsukski teid üles nüüd leidma sellise veebiaadressile minema slido.com. See märksõna seal on TON ehk täiskasvanud õppija nädal ja vastake palun küsimustele. Millised on sinu jaoks peamised stressiallikad töökohal? Vaatame, kas me leiame nendele peamistele stressiallikatele mõned vastused ka täna. Peaks tulema siia nüüd sõnapilv. Et mis võib-olla tavapäraselt välja tuuakse, on see, et on ülekoormus, on kriitiline kolleeg, et me ei saa ülemusega hästi läbi või on aega liiga vähe või
juhtkond või et tehnika ei tööta, see võib ka täitsa närvi ajada, on ju. Et rasked juhtumid. Tundub, et suhted kolleegidega on hetkel kõige populaarsem ootused, kuidas nendega toime tulla, kuidas oma juhiga ühesõnaga hakkama saada, kuidas töökoormusega hakkama saada, et kui on vähe aega ja liiga palju tööd. Väsimus, info sulg, see läheb juba sinna nagu kommunikatsiooni poolele, et kuidas seal hakkama saada, suhted kodus, ootamatud ülesanded, kliendi suhtlus. Liigne info, ilmselt mis pole mulle oluline, ma eeldan, on seal või ei puuduta mind. Muutlikkus ootustes, palga teema. Teostuspiirangud, pole päris kindel, mis selle all on mõeldud, aga mis meil siit koorub välja, on siis suhted kolleegidega, klientidega, töökoormus, mis on siis seotud ilmselt osaliselt ka selle väsimusega, ajasurvega, stressis juht, stressis töökaaslased. Ebapädev juhtimine, suhted kolleegidega, töökoormus, väsimus, ootused. Poliitika jõuab töökohta. Nii. Ülekoormus, suhted aloga. Juht valetab, Ühesõnaga, see juhi teema on ka oluline. Kurjad kliendid läheb sinna suhted kolleegidega, klientidega alla. Ehk omavaheline suhtlus on siis ilmselt üks suurem probleem ka. Osadest nendest täna räägime. Võib julgelt panna selle loengu jooksul ka küsimusi kirja, et katsun neile siis ka vastata. Aitäh teile praegu selle eest. Me lähme edasi, et mis siis tavaliselt välja tuuakse. Ongi siis seesama, et see töökoormus ja töötempo on need, millega on keeruline toime tulla. Siis on tööaeg, ehk see on see, et kas ma saan oma töö ajal tehtud või ma pean selle töö endale ka koju kaasa võtma või vähemalt on see võib-olla sellise juhtide ootus, et ma võtan selle töö endale koju kaasa ja teen võib-olla seal natukene veel. Siis on see inimestevahelised suhted tööl, ehk suhtlus kolleegidega, sellised keerulised kolleegid, kellega võib-olla peab hakkama saama. Siis on ka töö sisu, et kas mulle meeldib see töö või ei meeldi. Et teinekord tekib seal ka võib-olla väärtuskonflikt just selle sisu poole peal. Siis tuuakse välja veel seda, et karjäärivõimalusi ei ole, et ma ei saa oma töökohal areneda, vaid et ma justkui olengi naelutatud selle ühe ametikoha juurde. Ja siis tuuakse välja ka töökiusamist. Et mis siis veel on? Et veel on ka see, et antakse karme hinnanguid, ehk et ei ole võib-olla sellist head ja konstruktiivset kriitikat, et tagasiside ei ole konstruktiivne. Siis on ka selline organisatsiooni piiratus, siis on sellest sisemisest vastuolust ülesannetega rääkisime ka, et teinekord see töö iseloom võib veidi muutuda või tuleb selliseid ülesandeid, kus ma tunnen, et see ei ole minu väärtustega kooskõlas või isegi organisatsiooni väärtustega kooskõlas. Siis on ka selline hirm vallandamise ees või selline
tunne, et ma pean saavutama ja ma pean alati andma nagu maksimumi. Et sealt võib juhtuda ka veel see, et kui ma tunnen, et ma ei anna seda maksimumi, et siis tuleb hästi tugev selline enesesüüdistamine ja jälle need karmid hinnangud nagu iseenda suhtes. Ja siis kõik need kokku ilmselgelt tekitavad stressi. Ja mis see stress siis on? Stressireaktsioon on ju tegelikult meie aju ja meie keha vastus kas siis sisemistele või välistele muutustele, kas mingitele väljakutsetele või siis kohanemist nõudvatele sündmustele. Ja need stressitasemed on siis on igapäevane stress, mis mõneti käib meiega koos kogu aeg kaasas, on kumulatiivne stress ja siis on äge stress. Et kui meil on üldiselt talume sellist lühiajalist stressi küllalt hästi, aga tavaliselt esimene märk, mis on see, et sellised lühiajalise stressi mõjud hakkavad kuidagi annavad endast märku mingite valudena, et kas hakkab pea valutama või kõht hakkab valutama, et võib-olla just nagu laste pealt märkate paremini, et lastel on teinekord enne kontrolltööd on mingisugune kõhuvalu ja nad ei taha kooli minna. Aga mis siis veel juhtub, on see, et tekivad unehäired ja tekivad keskendumisraskused ja me hakkame nagu ärrituma hästi kiiresti, et enam ei ole võib-olla sellist puhvrit seal vahel. Ja mis siis sellise nagu pikaajalise stressi mõjud on tavaliselt see, et sealt juba tekivad need ärevushäired, selline unetus, selline kurnatus ja sealt edasi isegi võib olla ka täitsa see, et meie immuunsüsteem nõrgeneb ja tekivad mingid terviseprobleemid. Ehk siis on isiklikud põhjused, on tööga seotud põhjused ja need mõjutavad üksteist. Et mis need tööga seotud põhjused olidki, et see halb info liikumine, kiusamine, on juhtimisoskuste näiteks puudulikkus on ju, need isiklikud põhjused võivad olla, et on varasemad mingisugused sündmused, kogemused ja see mõju, isiklik mõju, kuidas mina siis tunnetan seda, ongi see, et meil on mingisugused meeleoluhäired, meil on stress, tekib isegi läbipõlemine ja omakorda see siis nagu töö kontekstis annab tagasi selle, et me teame, töötame teinekord haigena, meil on motivatsioonipuudus, me ei ole enam nii produktiivsed ja võib-olla see, et kui me oleme juba jõudnud sinna, et me oleme nii stressis ja me ei jaksa enam vastu pidada, et siis mida vähem nii-öelda produktiivsem või mida vähem ma olen pühendunud oma tööle, seda rohkem see mõjutab mind isiklikult ja see mõjutab ka tegelikult kogu organisatsiooni. Ehk et mina ei jaksa enam panustada nii palju, organisatsiooni selline tulemuslikkus võib tänu sellele langeda ja siis sealt veel edasi mingi jada on ju. Aga selleks, et me kogu aeg ei räägiks sellest, et stress ja negatiivne, siis vaatame korra neid töö positiivseid mõjusid ka vaimsele tervisele. Et meie töökeskkond on ju selline keskkond, kus me veedame väga suure osa oma päevast, et see on tihtipeale 8+ tundi, mõnikord vähem, mõnikord rohkem, et see tegelikult see, et me käime tööl, sellel on meie vaimsele tervisele ka küllalt positiivne mõju. Ja kui selline töökoht, kus ma käin, on rahuldust pakkuv, on ju, et siis selline töö võib pigem isegi hoopis tervist parandada ja kaitsta. Et uuringud siis näitavad võib-olla seda, et mis need peamised aspektid on, et see ongi see, et kui ma tunnen, et ma olen hinnatud oma töökohas, kui see töö on sisukas ja väljakutseid pakkuv, siis
kui mul on võimalus otsustada või kui mulle antakse see võimalus otsustada, et ma saan ise otsustada nende küsimuste üle, mis mind otseselt puudutavad või mis mind mõjutavad. Kui ma saan oma töökohal täiendkoolitusi, või pakutakse mulle mingisugust väljaõpet või mentorlust või coachingut või selliseid nagu tugiteenuseid. Võib-olla ka nagu lihtsad asjad, et mis teevad siis selle töö tegemise mugavaks, et kui mul ongi sellised tehnilised vahendid, et mul ongi kõik need asjad olemas, mida mul on vaja oma töö tegemiseks, et ma ei pea neid kuskilt otsima või ma ei pea neid kuskilt laenama, et mul päriselt ongi nagu enda asjad olemas. Siis on veel see, et kui mu töö on hästi planeeritud, et mul ei ole sellist ülekoormust, et ma ei pea kogu aeg võtma seda tööd koju kaasa, et ma olen ise suutnud ära planeerida oma töö ja võib-olla siis ka selline ootustele vastamine on selge. Ehk et sinna juurde käivad ka sellised hästi korraldatud töögraafikud. Ja ma liiguksid edasi veel võib-olla selle teema juurde, et kuidas ma siis saan iseennast ja oma vaimset tervist hoida ja toetada. Ja minu selliseks kindlaks veendumuseks on, et mindfulness saab siinkohal abiks olla ja saab aidata, aga ma kõigepealt küsiks või õigemini paluks teil jälle minna sinna Slidosse ja küsiks, et mida tähendab sinu jaoks teadvelolek või inglise keeles mindfulness. Et sellel on hästi mitmeid erinevaid justkui tähendusi või termineid, et vaataks korra, et kuidas teie olete sellest aru saanud. Et sellest mindfulnessist räägitakse palju ja sellest arutletakse palju, aga et mis ta siis päriselt võiks olla? Hetkes kohalolek, kohalolu, paus. Kohalolu on hetkel eranditult kõige populaarsem. Tuletan meelde ka seda, et kui vahepeal tekib küsimusi, võib julgelt slido.com võtta, #TON ja pange oma küsimused teele, et vastan neile jooksvalt. Aeg iseendale, hinnangu vabadus hetkes, enda sisse vaatamine, hetkes kohal olemine, reaalsus fookuses, et ma olengi siin ja praegu, mõtestatud kohalolu, enda sisse vaatamine. Mõned paar inimest veel kirjutavad. Enda sisse vaatamine. Keskendumine ja teadvustatud kohalolu. Ühesõnaga, et enda sisse vaatamine, reaalsus, kohalolu, siin ja praegu ja meditatsioon. Okay. Kogemuste vastuvõtmine. Keskendumine, teadlik hetkes kohalolek. Teen ühe tegevuse korraga, see on ka väga hea, et kui saab teha ühe tegevuse korraga. Nii, aitäh selle eest. Ja siin pildil näete siis Jon Kabat-Zinni, kes defineerib siis teadvelolekut selliselt, et teadvelolek tähendab teadlik olemist kindlal moel, eesmärgipäraselt, käesolevas hetkes ja hinnanguid andmata,
avanedes sellele kogemusele hetkest hetkesse. Ja mida selline teadvelolek siis annab, ongi see, et meie teadlikkus on suurem, selles käesolevas hetkes on rohkem selgust ja me suudame paremini aktsepteerida seda tegelikkust, mis on. Et Jon Kabat-Zinn on siis ise arstiteaduse emeriitprofessor USA-s ja tema loodud on siis ka see mindfulness-based stress reductioni programm, et see programm sai alguse tegelikult raskelt haigete inimestega, et see oli alguses neile suunatud inimesed, kellel olid rasked kroonilised haigused, väga suured valud, et siis sealt, kuna seal sai ta väga häid tulemusi selle programmiga, siis see kasvas mõneti sealt välja ja jõudis ka laiema avalikkuse ette. Ja Jon Kabat-Zinn on ise õppinud ja praktiseerinud meditatsiooni ja joogat ka Thich Nhat Hanhi juures ja ka teiste budistlike õpetajate juures. Et mis see siis teadvelolek või siis mindfulness on, et mis tähendab eesmärgipäraselt käesolevas hetkes ja hinnanguid andmata. Et see eesmärgipäraselt ongi mõneti see, et meie tähelepanu on suunatud, me oleme keskendatud ja meil on justkui see noole tipp või siuke teravik on hästi kindlalt suunatud. Käesolevas hetkes ongi vist võib-olla kõige selliselt lihtsamini arusaadav, et me olemegi siin ja praegu käesolevas hetkes ja et me ei ole oma mõtetega kuskil minevikus ja me ei mõtle selle peale, et mis kõik oleks võinud olla või mis kõik oleks võinud juhtuda või kuidas kõik juhtus või kuidas kõik läks. Ja me ei ole oma mõtetega ka tulevikus, ehk me ei mõtle selle peale, et mis kõik võib juhtuda või et me ei planeeri seal parasjagu asju ette, kui meil on siin ja praegu vaja midagi teha. Ja võib-olla selline hinnangute andmine on selline keerukam koht. Üks hetk. Ma räägin selle eelmise slaidi lõpuni, on ju. Et see hinnangute andmine viitab siin nagu tegelikult sellisele iseenda kogemusele ja iseenda sellisele sisemisele märkamisele ja tunnetumisele, et üldse mitte nagu sellele, mis väljast on, et hästi tugevalt on see seotud ikkagi sellise iseendaga, et mõneti ongi see, et meie mingid nähtused jäävad meie teadlikkuse eest varjatuks, sest need kujutavad meie enda nagu mina kontseptsioonile natukene ohtu. Aga kui me suudame selliselt hinnanguvabalt suhtuda, aktsepteerida asju nii, nagu nad on, siis olla selline enda vastu sõbralik ja võib-olla mõneti kaastundlik, et siis ka need on sellised aspektid, mis aitavad luua kontakti või aitavad leppida selliste ebamugavustega või ebamugavate kogemustega. Et siis me saame vähendada ka impulsiivseid kaitsereaktsioone ja saame olla rohkem siin ja praegu. Nii, lähme selle küsimuse juurde. Kuidas tõstatada juhiga vaimse tervise vestlus, hoidmaks, saamas kohe, et kohe ei tekiks juhis tunnet ja hinnangut, et kritiseerid tema loodud töökultuuri. Võin öelda, kuidas mina läheneks, et võib-olla niimoodi, et alguses väärtustada seda, et mis on juba hästi. Et kui juhiga minna rääkima, et siis kõigepealt tuua juba välja need asjad, mis on hästi ja siis rääkida sellest probleemist. Et seal ilmselt mängivad rolli väga palju ka see, et milline see juhiga omavaheline suhtlus on. Kas selle juhiga on vaja rääkida mingisugusest isiklikust probleemist või laiemalt nagu organisatsioonikultuurist või organisatsioonis valitsevatest vaimse tervise probleemidest.
aga pigem võib-olla alguses läheneda sellega, et natuke võimestada ja natukene rääkida sellest, et mis juba on hästi ja siis tuua tähelepanu nendele probleemkohtadele. Et võib-olla natuke keeruline on hetkel hinnata, et kas selle juhiga peaks rääkima üksinda või peaks sealt kokku koguma ka organisatsioonist mingisuguse sellise nagu kaardistuse, et mis need murekohad on, kas need puudutavad 1 inimest, 5 inimest, 20 inimest või 100 inimest, et kas selle vestluse eesmärk on see, et vaimse tervise probleemidele pöörataks võib-olla rohkem tähelepanu organisatsioonides või organisatsioonis siis konkreetselt, kas selle vestluse eesmärk on see, et juht saab võib-olla rohkem aru sellest, et töötajatel on probleem ja siis oskab võib-olla nagu adresseerida neid probleeme rohkem, et võib-olla natuke jah, et iga juht on veidi erinev, aga kindlasti võib-olla ei peaks minema kohe juhi juurde niimoodi ja ütlema, et see on valesti ja teine on valesti ja kolmas on valesti. Et läheneks ikkagi sellest, et alguses räägiks, et mida sa väärtustad ja siis tooks tähelepanu võib-olla nendele kitsaskohtadele. Ja siin on selline ülevaade, et kui palju siis seda mindfulnessi teemat on siin 80ndatel aastatel kajastatud ja nagu te näete, et siis tegelikult need publikatsioonid lähevad edasi üha tõusvas joones. Et seda teemat uuritakse rohkem, see oli ka Jon Kabat-Zini soov kunagi, et kuna ta ise on teadlane, et siis teadus tuleks selle meetodi taha, et hetkel ongi siis sellepärast on selle MBSR programm, neid programme veel on MBCT või siis nimetatakse neid üldistavalt MBI ehk Mindfulness-Based Interventions ehk siis teadveloleku baasil erinevad sekkumised. Jah, et tahtsingi lihtsalt välja tuua, et siin see tulp läheb üha kõrgemaks ja täna tegelikult iga päev ilmub mingisuguseid uusi publikatsioone või uuringuid, et seda MBSR programmi on uuritud ka hästi erinevates keskkondades, õpetajate hulgas, medõdede hulgas, militaarteemade hulgas, et tänapäeval vist ei olegi väga sellist eluala või ametit, et kus ei oleks mingit uuringut läbi viidud. Kindlasti on, aga ma hetkel ei tea nimetada. Ja järgmise slaidina siis tooksin sellise Microsoftis läbi viidud väikese uuringu, et see valim ei olnud küll väga suur, aga põhimõtteliselt see illustratsioon räägib väga ilusti sellest. Et kui meil ongi neid videokoosolekuid, et siin mõni aasta tagasi neid Zoomi ja Teamsi ja erinevaid virtuaalkoosolekuid oli hästi palju. Tänapäeval võib-olla natukene vähem, aga siiski need sellised videokoosolekud on tulnud, et jääda. Ja kui me võtamegi järjest, oleme ühelt koosolekult hüppame teise ilma, et me ei teeks üldse mingisugust pausi seal vahel, et siis mis meie ajuga toimub või mis meie sellise tähelepanu ja meelega toimub. Et see ongi see, et kui me esimesel koosolekul oleme puhanud, oleme kohal, kõik on justkui väga hästi, me oleme kaasatud, me panustame, siis esimene koosolek saab läbi ja ma hüppan kohe järgmisesse koosolekusse. Võib-olla olete ise ka seda kogenud, aga sellel teisel koosolekul juba olete veidi väsinud, enam ei ole nii kaasatud, aju natukene nii-öelda kuumeneb üle. Ja kui sealt edasi veel kolmandasse minna nii, et pausi vahepeal ei võta, siis tähendab see seda, et veel vähem kohal
ja veel vähem produktiivsem. Et see tähelepanuvõime on hästi minimaalne juba seal 3. koosolekul. Ja 4. koosolekuks, et aju on siis juba vahepeal teinud sellise väikese restardi ja siis 4. suudab juba kohal olla. Aga kui me võtame sellise hästi teadliku pausi ja lubame iseenda nii-öelda meelel puhata, siis nagu te näete, siis siin alumisel real on sellised jahedamad toonid ja me lihtsalt suudamegi olla rohkem kohal, me suudame olla produktiivsemad ja me suudamegi seda tähelepanu rohkem juhtida. Et mis see siis selline mindfulness või siis teadveloleku nii-öelda trenn teeb, ongi see, et esiteks me õpime oma tähelepanu hästi teadlikult juhtima ja me oskame lubada ka selliseid teadlikke puhkepause. Ehk et kui ma teen hästi fokusseeritud tööd, siis vahepeal võtan selle väikese pausi ja siis saan edasi sinna töösse sukelduda. Et selline teadlik tähelepanu juhtimine ei ole see, et ma olen nagu hästi tugevalt keskendunud. Et selline teadlik tähelepanu juhtimine või selline tähelepaneku praktika siis on justkui ühendatud sellise metateadlikkusega. Ja selline teadlikkus, siis nii-öelda metateadlikkus, võimaldab siis meil igal ajal teada, mis toimub minu kehas, mis toimub minu meeles ja mis toimub minu sellises emotsiooniväljas. Ehk et ma olen kogu aeg teadlik, ma olen teadvel sellest, mis päriselt siin ja praegu on. Ja selline tähelepanu trenn, et millega ta siis veel on seotud. Okay. Kas tervishoiutöötajate hulgas on läbi viidud mindfulness uuringuid? Ja on ikka Eesti kohta võib-olla nii täpselt ei tea, aga rahvusvaheliselt on küll ja täitsa kindlalt kohe. Just sellepärast, et tervishoiutöötajad peavad kogu aeg kokku puutuma nende keeruliste klientidega. Nad peavad olema kogu aeg hästi oma töös kohal, et kui mõelda selliste erakorralise meditsiini personali peale, et siis nendel on kogu aeg tulevad mingid uued asjad, nad peavad olema kogu aeg fokusseeritud kohal ja nende stressitase on hästi kõrge. Ja vaikuse minutitel on Eestis ka täitsa tervishoiutöötajatele suunatud kursus. Nii. Kuidas käituda või toime tulla kolleegiga, kes tahtlikult salvab ja halvustab teisi kolleege? Kuidas hoida iseennast ning toetada kolleege, kes on solvangute osaliseks saanud? Päris keeruline on toime tulla nende kolleegidega, kes on pahatahtlikud. Mina näen seal lahendust ühest küljest sellises organisatsiooni enda toetuses on ju, et miks, et kuidas selle keerulise persooniga siis kas juht peaks rääkima või kuidas seda keerulist persooni mõjutada. Aga teisalt ma küsiks, et miks tal on selline vajadus või mis on see põhjus, et miks see keeruline inimene peab tahtlikult teisi kolleege salvama, et kui tal ongi selline pahatahtlik suhtumine, siis suure tõenäosusega on tal endal midagi, ma ei tea, kas keerulist elus käsil või on tal endal mingi selline ebakindlus, et põhjuseid seal võib olla palju, aga see ei anna vabandust teisi inimesi kahjustada. Kuidas iseennast toetada? Kui teid on mitu, siis võib-olla ongi üheks lahenduseks see, et te saate üksteisele toeks olla ja võib-olla natuke ventileerida, aga just,
et võib-olla natuke analüüsida seal, et kas see, mida ta ütles, kas see päriselt käib minu kohta ja kas see on tõsi. Sest tihtipeale me lihtsalt võtame selle emotsiooni endasse ja jätame endasse, et me ei oska sellest nagu lahti lasta. Kuidas mina ise ennast hoian, ongi see, et kui keegi mulle midagi halvasti ütleb, siis saab alati öelda seda, et aitäh sulle selle arvamuse eest. Ja siis on mõneti iseenda sees see protsess, et mis ma sellest järeldan, et kas ma võtan seda kui tõde ja kuidas see mind mõjutab. Et kas ma olen selle võrra siis, kas ma märkan seda, et ma olen päriselt midagi valesti teinud või et kas ma märkan seda, et mu kolleeg on midagi valesti teinud, et tal on nagu, et see kriitika on selline, et see oleks nagu põhjendatud. Ja alati saab selle pahatahtliku kolleegiga ka tema käest küsida, et kas sa palun laiendaksid, kas sa palun põhjendaksid ja kas sa nagu päriselt selgitaksid, et ma saan aru, et sa just ütlesid mulle, võib-olla natuke tagasi peegeldada, et mida ta siis päriselt ütles. Sest teinekord võib ka see juhtuda, et inimesed ütlevad midagi välja, andmata endale aru, et kuidas see teisele mõjub. Ja kui sellist nagu tagasi peegeldamist teha, et siis see hästi kuidagi toetab ja raamistab ära selle ja siis see inimene, kes ütles, siis tema võib-olla saab ka paremini aru või tajub paremini seda, et mida ta päriselt ütles. Ja ma küsiks võib-olla natukene niimoodi ka, et võib-olla endasse vaatamise koht ka, et kas mina tean, mis mind toetab, kas mina tean, kuidas mina iseennast saan keerulistes olukordades hoida ja toetada. Ehk mis on minu need ressursid, kuidas iseennast hoida. Et meil mõneti on need erinevad igal inimesel, aga tihtipeale ongi selleks võib-olla mingisugused, ongi teised kolleegid, kes saavad siis sellises töökohas olla selliseks tugivõrgustikuks, on ju, kellega võib-olla lihtsalt rääkida, peegeldada, analüüsida. Kas ma olen võib-olla selline enesekaastundlik või enesekriitiline iseenda suhtes ja mis on võib-olla need tegevused, mis mind toetavad või kosutavad, et üks asi, mida inimesed hästi palju teevad või mis minuni on tagasiside jõudnud või mida inimesed on minuga jaganud, ongi see, et nad käivad looduses. Et kas siis metsakeskkond või merekeskkond, et seal on võib-olla sellist õhku ja vabadust selles keskkonnas ja natukene saab selliseid mõtteid eemale ka ja võib-olla siis natukene teise pilguga vaadata seda olukorda. Nii, aga tulles tagasi siis selle teadveloleku teemade juurde ja sellise teadveloleku praktikate juurde. Et tegelikult see aju neuroplastilisus on siin selline märksõna, et kui me hakkame tegema või kui mina hakkasin tegema või kui inimesed hakkavad tegema neid teadveloleku praktikaid, siis see tegelikult ongi nagu trenn sõna kõige otsesemas mõttes. Et meil on ajus need välja kujunenud juhtteed ehk et meil on juba mingid automaatsed reaktsioonid, meil on juba mingisugused automaatsed käitumised. Aga kui me hakkame tegema neid teadveloleku praktikaid ja meditatsioone, siis tegelikkuses saab tagasi pöörata füüsilise ja emotsionaalse stressi mõju. Ehk kui me treenime oma tähelepanu nii, et me oleme teadlikud sellest, mis toimub meie mõtetes ja mis meid üldse ümbritseb, ehk et mis toimub mu kehas, mis toimub mu meeles ja mis toimub mu emotsiooniväljas, et siis see tegelikult hakkab looma uusi juhteid ajus. Ja alguses on see väga raske.
Et võib-olla piltlikult võiks öelda, et kui muidu on sellised maanteed kogu aeg, mida mööda kimada, siis järsku tuleb hakata nii-öelda läbi metsa mingit teed raiuma. Et sellepärast need teaduloleku praktikad ongi hästi rasked, meie tähelepanu ei püsi eriti pikalt, on võib-olla isegi natuke ebameeldiv, aga mida rohkem ma mööda seda rada käin, siis seda paremaks see ühendus ka läheb. Ehk ja kui me oleme teadlik sellest, et mis siis meie ümber on või mis siis nagu võib-olla metafooriliselt ka, et mis siis minu sees on, et kuidas ma reageerin olukordadele või millised on minu sellised käitumismustrid või emotsionaalse reaktsioonimustrid. Et siis tavaliselt sellest lähtuvalt suudame me teha paremaid otsuseid. Me oleme emotsionaalselt oluliselt vastupidavamad ja meil on rohkem võib-olla sellist meelekindlust ja me suudame ka kaastundlikumalt teistesse suhtuda. Ehk meie suhe oma võib-olla sellise perekonnaga, oma kolleegidega on kaastundlikum, me oleme üksteise suhtes heatahtlikumad, aupaklikumad ja kui me oleme ise tasakaalus, siis ka suudame luua enda ümber sellise toetavama ja õnnelikuma töökeskkonna. Aga ma tegelikult kutsukski teid üles ühele harjutusele, et kui istute näiteks oma töölaua taga, et siis üks selline harjutus, mida saab alati teha, on see, et istudes seal töölaua taga või mõnes muus kohas on siis selline keha tunnetamise harjutus. Et leia endale selline mugav end toetatud asend, nii et su jalatallad on toetatud vastu maad ja et su selg on sirge ning et su käed on justkui puhkavad sul süles. Et kui need käed on mõnusalt toetatud reitele või põlvedele, et siis meie õlavööde on vaba ja siis tekib ka siia pingeid vähem. Ja kui sulle sobib, võid sulgeda oma silmad. Kui sulle täna see on ebamugav, siis suuna oma pilk üle oma nina otsa maha. Ja mõneti las see, mis oli enne, jääda sinna, mis oli enne ja see, mis tuleb pärast, see alles tuleb. Aga sina oled siin ja praegu. Ja märka korraks oma hingamist, märka korraks oma keha asendit ja proovi tajuda, mis tunne on olla oma kehas siin ja praegu. Ja liigu oma tähelepanuga oma jalataldadele. Lihtsalt märgates, milliseid aistinguid või tundmuseid on sinu jalataldades täna. Võib-olla märkad seda kokkupuutepunkti selle pinnaga, millel sa oled. Võib-olla märkad soojust, jahedust, aga võib-olla sul ei ole täna midagi sellist, mida sa märkad ja see on ka täiesti okei. Ja üks asi on see, et kuidas mina toetan vastu seda pinda, aga proovi tajuda või märgata ka seda, et see pind, millel sa oled, et siis see kannab sind. Ja hoides oma tähelepanu oma jalataldadel, siis see annab meile võimaluse tulla kohale, suunata oma tähelepanu teadlikult ja võib-olla jätta selle, mis meie mõtetes väga tugevalt on, korraks tahaplaanile. Ja lase nüüd võib-olla lahti oma jalataldadel jälgimisest ja too oma tähelepanu oma hingamisele, kui see sinu jaoks mugav on.
Ja lihtsalt märgates seda, kuidas su hingeõhk liigub sisse ja kuidas su hingeõhk liigub välja. Ilma, et sa midagi peaksid muutma, siis lihtsalt olles koos oma hingamise rütmilise liikumisega sisse ja välja. Ja kui sa märkad, et su mõte läheb rändama, mida ta ilmselt ühel hetkel niikuinii teeb, siis lihtsalt märka seda ja too ta tagasi oma hingamise jälgimise juurde. Võid teha nüüd ühe sügavama sisse- ja välja hingamise. Kui su silmad olid suletud, siis ava oma silmad ja tule tagasi siia aega ja ruumi, kus sa parasjagu oled. Kui me selliselt juhime oma tähelepanu, siis meil tekib võimalus oma käitumist juhtida ja ka oma emotsioone juhtida. Et selline emotsioonide märkamine või nimetamine või tundma õppimine on võib-olla ka midagi sellist, mis mõneti võib tunduda võõras, aga ometigi me tavapäraselt ikkagi tunneme neid emotsioone oma kehas. Ja on isegi läbi viidud selline uuring Lauri Nummenmaa poolt ja siin on siis selline map of emotions ehk et emotsioonide justkui kaart. Ja siin on siis välja toodud see, et kuidas inimesed kirjeldavad, et millistes kehapiirkondades nad tavaliselt tunnevad mingisuguseid emotsioone. Et kui me näiteks tunneme viha, et siis me tunnemegi seda kuidagi siin rinnakus ja peas ja kätes. Ja teda kirjeldatakse üldiselt sellise kuuma tundena. Aga kui me oleme, ma ei tea, kurvad või väga sellised depressioonis, et siis see on võib-olla pigem selline külm või jahedam tunne ja me võime seda võib-olla tunda ka siin nagu rinnaku piirkonnas või üle kogu keha. Aga just, et märgata seda, et kus kohas mina tunnen oma emotsioone, et võid korraks mõelda selle peale, et mis tunne see rõõm on või õnn või kui ma olen mingi hetke peale mõelda tagasi, et kus sa oled olnud väga-väga rõõmus või väga-väga õnnelik. Ja korra märgata seda, et mis tunne see sinu kehas on ja kus kohas sa tunned seda oma kehas. Ja võib-olla proovida ka sellise viha või sellise kurbuse peale mõelda korraks, et märgata, et kus kohas ma tunnen seda emotsiooni. Ja mis tunne on võib-olla olla ka siuke täiesti neutraalne, et mul tegelikult ongi praegu kõik hästi ja ma võib-olla ei märkagi oma kehas midagi. Aga tihtipeale, et kui siin varem rääkisime võib-olla sellisest keerulisest kolleegist või ülemusest, et mis siis juhtub, on see, et meie keha tõmbub pingesse ja siis me oleme ise juba hästi pinges ja kui ta juba ütleb midagi, siis see mõjub meile võib-olla veel rohkem, sest ta justkui nagu natuke läheb sügavamale, aga kui ma olen ise neutraalne, suudan võib-olla hästi neutraalselt hinnata seda olukorda, siis tegelikult see reaktsioon ei ole nii tugev. Ja selline see, mille pealt me reageerime või see, mille pealt need emotsioonid tekivad, on tegelikult eelnevate selliste teadmiste ja kogemuste pealt. Ehk see kõik, mis mu seljakotis on, mida ma olen varasemalt kogenud või millised on minu teadmised, see tegelikult mõjutab seda, kuidas me reageerime. Ja sellist võib-olla selline kokkuvõtlikult, et kui meil on mingisugune stiimul,
siis meie kehas toimuvad erinevad signaalid vastavalt sellele, mis on olnud eelnevad teadmised ja kogemused, ja siis toimub reaktsioon. Ja teinekord võib juhtuda, et selle tulemuseks on selline soovimatu tulemus. Ehk ma ei tea, ilmselt on kõigile tuttav see olukord, kus tagantjärgi mõeldes hakkad mõtlema, et huvitav, et miks ma nii tugevalt reageerisin või mis juhtus, et ma ju tegelikult üldse ei tahtnud, et see niimoodi läheks või kuidagi selline endalegi arusaamatud reaktsioonid tekivad. Aga kui me sellist teadvaloleku praktikaid teeme, siis tegelikkuses sinna tekib siuke nagu väike mikropaus, et kui see stiimul tuleb või kui see mingi ärritaja või olukord on ju, et siis see reaktsioon meie kehas toimub kõik ära. Ja siis on justkui see mikropaus. Ja siis tekib valik, et kas ma reageerin sellele olukorrale või ma vastan sellele olukorrale. Et seal mitte kõigis olukordades, et see ei tähenda seda, et ma 100% kogu aeg teadlik, aga kui ma juba suudan, ma ei tea, pooltel kordadel minna sellesse reaktsiooni teadlikult või korraks võtta selle nagu mikropausi, et reageerida või vastata sellele olukorrale. Et inglise keeles on sellised hästi toredad väljendid nagu react and respond. Ehk et kas ma reageerin või ma vastan. Ja kui ma vastan sellele olukorrale, siis mul tekib võimalus ka sellist nagu soovitud tulemus saada. Et näitena, et kui ongi mingisugused ärritajad, et ma ei tea, lapsed teevad valjut häält või sellist on mingisugune, keegi ütleb midagi, mis mulle tundub ebameeldiv. Ja kui ma varasemalt reageerisin selle peale kohe, et justkui võtsin võib-olla mingit öeldud solvanguna või võtsin sellist solvanguna või isegi nagu kerge rünnakuna, et siis kui ma olen teadlik sellest, et kuidas see minu kehale mõjub või kuidas see mulle päriselt mõjub, siis mul tekib võimalus sellele olukorrale vastata. Et näiteks, et kui kolleeg midagi ütleb ja ma märkan, et see kuidagi mu kehas tekitas pinget, siis on see koht, et kas see tekitas pinget sellepärast, et ta päriselt ütles halvasti või mina tajusin seda niimoodi. Ja kui mina tajusin seda niimoodi, siis mis põhjusel ma seda tajusin. Et see on, käivad tõesti väga kiirelt, aga just, et see märkamine. Ja teinekord on ka see, et kui neid, ma ei tea, et kui ongi palju müra või palju stiimuleid ümberringi, just kui ongi väikesed lapsed, kes teevad palju müra, et siis selleks, et ei tekiks võib-olla sellist nagu tugevat reaktsiooni või tekiks sellist plahvatust, et siis tegelikkuses see keha juba justkui annab varem märku, et keha juba läheb pingesse, võib-olla siis tekib seal juba see korrektsiooni koht, et ahah, et ma tegelikult märkan, et mul keha juba läks pingesse, et ma saan aru, et need välised stiimulid on hästi tugevalt mõjutavad mind ja siis ongi see, et kas ma saan seda olukorda juba nagu varem kuidagi ära lahendada, et sellist nagu tugevat reaktsiooni ei tekiks või siis tekivad sellised nagu väiksed võimaluste aknad. Ja mida siis kirjeldatakse selliste kasuteguritena teadvaloleku praktiseerimisel? Ongi siis see, et meie enda selline keskendumisvõime paraneb, on rohkem elurõõmu ja empaatiat, et see keskendumisvõime on siis seotud selle tähelepanu juhtimisega, et ma olengi võib-olla selles mõttes, et suudan oma tähelepanu rohkem juhtida. Elurõõm tekib võib-olla ka sellest, et natukene ma märkan rohkem neid asju, mis juba on hästi, sest meie aju on niikuinii natukene negatiivsuse poole kaldu ja seda nimetataksegi negatiivsuse kaldeks, aga ehk et me oleme juba treenitud märkama kõiki neid asju, mis on halvasti,
aga mida rohkem ma toon tähelepanu sellele, mis juba on hästi, seda rohkem ma õpin seda märkama, et kui me enne rääkisime nendest metsateedest ja maanteedest, et siis võib-olla sellise hea märkamise protsess on võib-olla osadel seal metsaraja juures, osadel võib-olla juba maantee juures. Aga üht või teistpidi, et mida rohkem ma sellega trenni teen, seda lihtsamaks see muutub. Siis säilenõtkus, et energiat on rohkem, et ma suudan paremini oma emotsioone reguleerida. Ehk see, mida ma enne rääkisin, et ma märkan juba seda, mis toimub minu emotsiooniväljas ja ma ei pea ootama siis, et kuni see kumm on täiesti pingule venitatud, vaid et ma juba saan seal natukene varem korrektuure teha. Produktiivsus on suurem, mälu on parem, immuunsüsteem on parem ja aja planeerimine on võib-olla ka paranenud. Ehk et ma päriselt tean, kui palju mul kulub ühe või teise asja tegemiseks. Ja mis siis on veel, on see, et unekvaliteet on üldiselt ka parem. Ja miks see on nii, on siis sellepärast, et kuna selline lahtilaskmine on ka teadveloleku osa, et siis et võib-olla suudangi mingitest asjadest natuke paremini lahti lasta. Ja tänu sellele ma suudangi õhtul rahulikumalt uinuda või siis, et ma ei võta mingeid asju nii isiklikult. Ja selline, kindlasti olete kõik ise kogenud, et kui ööuni jääb lühikeseks, et siis tavaliselt see ärritus on seal ka kiirem tulema. Ja mis siis väheneb, ongi selline kurnatus, asjade edasilükkamine, sellised stressi ja ärevuse sümptomid lähevad ka tavaliselt väiksemaks, võib-olla isegi depressiooni ilmingud, vihastamist ja sellist agressiooni on vähem. Vähem on ka sellist autopiloodil olemist, ehk et kui me räägime sellest, et ma olen siin ja praegu ja olen kohal ja teen neid asju, mis päriselt ongi minu jaoks siin ja praegu olulised, et välistada kõiki neid automaatseid reaktsioone. Mitte kõiki, aga just, et ma ei reageeri kogu aeg automaatpiloodi pealt. Sellist väsimust on vähem ja reaktiivsust on ju. Ja tuletan ka meelde, et kui kellelgi veel on vahepeal küsimusi, siis võib kirjutada sinna Slidosse ja katsun neile siis vastata. Mis need kasutegurid siis organisatsiooni vaates võiksid olla? Et üldiselt ongi siis see, et töötajatel tekib selline parem otsustusvõime ja parem probleemide lahendamise oskus. Need oskavad ka üksteist paremini kuulata ja võib-olla ka sellist kohalolu oma vestluspartneri jaoks on rohkem. Neis on ka rohkem meeleselgust, loomingulisust ja nagu me ütlesime, et siis ka vähem reaktiivsust. Ja organisatsiooni mõistes veel, et need töötajad ongi, nad on rahulikumad, nad on pühendunumad, neil on omavahel paremad suhted, sest nad on teadlikumad sellest, et kuidas mina ise nii-öelda toimin, ehk et kuidas ma reageerin või kuidas ma käitun. Ja nad on võib-olla natukene siis teadlikumad ka sellest, et kuidas minu öeldu mõjub. Nad suudavad teha ka rohkem koostööd ja neil on selline töö ka suurem rahulolu. Ehk et organisatsiooni mõistes nad on ka pühendunumad, õnnelikumad ja nad on sellist läbipõlemist on vähem, sest inimesed siis oskavad enda eest natuke rohkem hoolt kanda. Ehk kokkuvõttes võib öelda, et siis ongi selline organisatsiooni kultuurile endale on positiivne mõju. Ja miks siis võib-olla sellised tööandjad peaksid tegelema vaimse tervisega tööl ennetavalt? Ongi see, et meil ju tegelikult üha enam räägitakse nendest, mis on hästi tore, aga võib-olla tuleb ka teadvustada seda, et
kui me sellist vaimse tervise probleemidest ei räägi, et siis või töökohal nendele tähelepanu ei pööra, et üks asi, mis on hästi tugevalt seotud töölt puudumisega, ongi tegelikult just vaimse tervise probleemid, et kui mul ongi see kurnatus, kui mul on mingisugune, ma ei tea, väga suur ärevus, ma ei saa oma tööle keskenduda ja mõneti on see nii-öelda organisatsiooni mõistes ju alati ka kulu, on ju. Ja üldiselt on ka see, et kui mul juba on selline võib-olla keerukam vaimse tervise probleem, et siis töölt eemalolek selle ühe inimese kohta on pikem. Ja tänapäeva sellises muutuvas ühiskonnas muutub ka töö iseloom võib muutuda, et kuidas selle muutustega ja muutuva maailmaga toime tulla, et sellist stressi ja selliseid vaimse tervise probleeme kaasneb tihtipeale just siis, kui on toimunud hästi suured muutused töö iseloom, on ju. Ja miks võib-olla, miks mina olen veendunud, et töökoht on selline väga hea koht, kus sekkuda, ongi sellepärast, et me oleme tõesti väga suure osa oma ajast tööl. Reeglina me oleme pühendunud sellele, mida me teeme ja kui ma lähen töölt koju, siis on tihtipeale hoopis teine keskkond ja võib-olla selliste pereinimeste jaoks, et kui ma juba olen võtnud päevast väga suure tüki töö jaoks, siis iseenda heaolu jaoks on hästi keeruline sellest õhtust võib-olla veel natuke aega varastada. Ja tööl on tegelikult hästi lihtsate sekkumistega võimalik sellist nii-öelda seda teadveloleku trenni teha. Et mina RTK-s teen seda, viin läbi just neid juhendatud teadveloleku praktikaid selleks, et võttagi siis 10 minutit või 15 minutit sellest ühest tunnist või siis tervest päevast ja see annab inimestele sellise oskuse oma ärevusega natukene toime tulla, et me õpimegi paremini märkama, et mis minus toimub ja ma oskan seda sealt nii-öelda sellest tööriistakastist võtta ka ühel hetkel, kui mul seda päriselt vaja on, ka ühe tööriista. Ja võib-olla, mis siis veel, et selline, et see on nagu väärtus, et iga organisatsiooni jaoks on tema töötajad ju väga suur väärtus. Ja mida rohkem mina töötajana tunnen, et mind väärtustatakse, siis samamoodi seda pühendunum ma olen. Ja kutsuks taaskord üles tegema ühte harjutust minuga koos, et põgusalt puudutasime seda eelmises harjutuses, aga ma teeks teiega koos läbi sellise hingamise, jälgimise harjutuse. Ja taaskord, kui kellelgi on veel vahepeal küsimusi tekkinud, siis võib sinna slido.com keskkonda minna, hashtag on TON. Varieeruvad erinevate töövaldkondade puhul. Ma ütleks niimoodi, et isegi mitte võib-olla valdkondade puhul, vaid inimeste puhul, sest osade inimeste jaoks sobivad sellised võib-olla natuke rohkem mingid liikumisega seotud praktikad, osade inimeste jaoks sobivad näiteks sellised hästi tugevalt kehaga seotud praktikad, et just see, et ma jälgingi oma hingamist, mõne jaoks on see hingamise jälgimine nagu täiesti ebasobiv ja pigem jah, et isegi võib-olla mitte töövaldkondade puhul, vaid pigem inimeste puhul, et mis on mulle sobiv, et kui mul ongi see mingisugune nii-öelda suur tööriistakast seal erinevate praktikate ja erinevate harjutustega, et mis ma enda jaoks sealt välja nopin ja mis ma enda jaoks töösse panen. Sest see spekter või see
neid tööriistu on hästi palju ja inimesed, vaata, kui ma olen nagu teadlik sellest, et mis need tööriistad on ja kuidas need mulle mõjuvad, ehk et ma olen seda mõju kogenud ise ja võib-olla seda trenni natuke teinud seal vahepeal ka, siis ma tean, mis mulle sobib. Ja mõnele võib-olla sobibki see, et ma kujustan ennast või mingi sellised kujustamisharjutused, et mingisuguse meditatsioonipraktika juures, et kui on mingi hästi keeruline olukord, et ma korraks nagu nii-öelda zoomin välja, ehk tõmban ennast sellest olukorrast välja, on ju, ja ma vaatan seda olukorda hoopis mingisugusest, ma ei tea, teisest perspektiivist, natukene kõrgemalt, ma näen võib-olla natuke rohkem välju, mis selle olukorra ümber on. Ja mõne jaoks võib-olla sobibki hästi tugevalt just selline liikumine ja kõik sellised keha liikumisega seotud praktikad. Et ma siin nagu töövaldkonda, ma arvan, mina isiklikult ei eristaks, et pigem on see inimese enda põhine, et mis ma märkan, mis mulle toimib ja mis ei toimi. Ja siin on ka see, et kui ma märkan seda, et mis mulle toimib, et mingid asjad vaata saavad omasemaks, sobivad mulle rohkem, siis ka need võivad aja jooksul muutuda. Et võib-olla ühel hetkel märkad, et see enam ei ole nii meeldiv ja tahaks midagi uut ja midagi teist proovida. Et siis jah, aga kui ma juba tean, et mul on mingid sellised variandid olemas, et siis mul on ka võimalus neid erinevaid asju proovida. Nii, mingi küsimus oli veel, aga see läks väga kiirelt ära. Selles mõttes, et päris täpselt ei ole kindel, mida sa siin mõtled. Et tervishoiutöötaja jah, liigub palju, kontoritöötaja liigub vähe, aga see, et kuidas ma oma tähelepanu juhin, et see, kust ma leian selle hetke, et võtta ja seda praktikat teha, et see on selles mõttes olenevalt nagu töö iseloomust. Ja see, kuidas ma hoian oma tervist, et kas ma kontoritöötajana lähen pärast tööd veel liikuma või siis milline see minu vajadus on ja milline on minu harjumus. Et kui ma olen harjunud käima näiteks 5 päeva nädalas trennis, et kas siis, kui ma töö juures palju liigun, et kas ma siis enam ei peaks trenni minema, et see on ikkagi hästi tugevalt sellise sisemise tunnetusega seotud. Et ma ikkagi jääks selle juurde, et see hästi tugevalt on isikupõhine, aga just, et olenevalt sellest nagu töö iseloomust, mis mul on, et seal annab teha kohendusi, et kui ma ei tea, peangi kogu aeg liikuma, ja see on mulle töökoha põhiselt nagu ette nähtud, et ma liigun hästi palju, et kuidas siis oma liikumisse ja oma sellistesse tegemistesse integreerida seda teadveloleku praktikat. Et võib-olla sul oli see fookus seal, et kui ma kontoritöötajana siis istun kogu aeg, et kuidas ma omale sinna nagu integreerin seda praktikat. Aga sama hästi ma ütleks, et ka kontoritöötajana võin ma teha seda teadveloleku praktikat just siis, kui ma liigun, sest me peaksime igast tunnist tegema ju vähemalt 5 ja 10 minutit pausi ja kui ma valin, et ma selle pausi ajal liigun, siis saab ka see olla minu see teadveloleku praktika tegemise koht. Ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Ühesõnaga, kui me juhime oma tähelepanu sihipäraselt, siis meil tekib see võimalus juhtida nii oma käitumist kui emotsioone. Ja ma kutsuksin üles tegema endaga koos ühte hingamise, jälgimise harjutust. Ja taaskord leia endale mugav end toetatud asend, nii et su jalatallad on vastu maad. Nii et su selg on sirge ja et su asendis on võib-olla veidi sellist väärikust. Ja kui soovid, võid teha ühe sügavama sisse- ja väljahingamise. Selleks, et lasta lahti sellest, mis juba oli.
ja proovida tulla oma kehasse kohale. Ja märka korraks neid kokkupuutepunkte, mis sul on oma kehaga. Võib-olla sellised, märkad seda, kuidas su jalatallad puutuvad vastu maad, kuidas su istmik puutub vastu tooli, võib-olla selg on toetatud, võib-olla käed on laua peal. Võib-olla märkad kokkupuutepunkti või punkte riietega, ehetega, võib-olla on veel midagi. Lihtsalt korraks niimoodi sellise uudishimuliku teadlase kombel uuri ja vaata, milliseid kokkupuutepunkte sa märkad. Ja kui märkad, et see tähelepanu kipub jälle mujale minema, siis too ta lihtsalt tagasi, uudistamaks neid kokkupuutepunkte. Ja liigu nüüd oma tähelepanuga oma hingamise juurde. Taaskord märgates seda, kuidas su hingeõhk liigub sisse ja kuidas su hingeõhk liigub välja. Sa ei pea oma hingamises midagi muutma. Lihtsalt ole kohal siin ja praegu oma hingeõhu liikumisega. Meie iga hingamine on uus ja kordumatu. Ja me ei saa kunagi hingata väga palju ette või tagantjärgi. Vaid hingamine saab olla sinu jaoks just selline ankur, mis toob sind käesolevasse olukorda siia ja praegu. Ja lihtsalt märgates seda, kuidas su hingeõhk siseneb su ninasõõrmetesse. Võib-olla märkad ka seda, kuidas ta liigub edasi. Võib-olla märkad seda tunnetust oma kõripiirkonnas. Märkad seda, kuidas see õhk jõuab rinnakusse ja võib-olla ka kõhtu. Taaskord, kui märkad, et see mõte on läinud rändama ja kui on mõni väga intensiivne mõte, siis võid anda sellele mõttele nimetuse ja proovi sellel minna lasta ja too tähelepanu tagasi oma hingamise juurde. Teinekord võib aidata ka see selliste väga intensiivsete mõtete puhul, et ma sõlmin iseendaga kokkuleppe, et ma tegelen sellega siis. Ja kui sa sõlmid iseendaga kokkuleppe, siis oleks hea sellest ka kinni pidada. Sest siis meie keha teab ja meie meel teab, et ma päriselt tegelen sellega. Ja hoides oma tähelepanu hingamisel, proovi märgata ka seda, et mida sa oma kehas praegu üldse tunned või mis on need aistingud, mida sa oma kehas märkad. Ja lase nüüd lahti sellest hingamise jälgimisest ja aistingutest ja too tähelepanu oma suunurkadele. Ja kingi endale justkui selline sisemine naeratus. Nii et su suunurgad veidi kerkivad.
Ja see naeratus võib olla selline väikene, sisemine, aga see, et sa märkad seda muudatust ja kergitad oma suunurki. Nii, et võib-olla ainult sina seda märkad. Ja kui sa kinkisid endale sellise sisemise naeratuse, siis võib-olla märkasid ka seda, et su kehas midagi muutus. Tee nüüd üks sügavam sisse- ja välja hingamine. Kui su silmad olid suletud, siis ava oma silmad. Ja lähme edasi meie tänase loenguga. Et selline hingamine on mõneti selline ankur või selline kindel ja iga kord uus asi, mille juurde tagasi tulla. Aga sellise hingamise jälgimise harjutusega tean ka omast kogemusest seda, et see alati ei pruugi sobida. Ja kui te võib-olla tajusite, võib-olla osad teist tajusid seda, et kui ma teen sellise väikese sisemise naeratuse, et siis sellel tegelikult on kehale siuke lõdvestav või rahustav mõju. Ja teinekord selline sisemine naeratus on ka tore, mida endaga tööle kaasa võtta või keerukatesse olukordadesse. Aga lähme siit edasi, et mida siis teha veel oma vaimse tervise hoidmiseks. Et üks oluline asi on see, et ma sean hästi konkreetsed piirid, et kus on minu tööaeg, minu tööelu ja kus on minu eraelu. Et mida rohkem nad on omavahel läbi põimunud, seda keerulisem ja hägusam on. Et see on natuke ilmselt ka selline kodukontorite teema, et seal on seda piiri teinekord natuke raskem seada, aga just, et hoida seda struktuuri, sest see annab kindlad raamid ja kindla sellise teadmise, millal on töö ja millal on siis eraelu. Siis mis veel saab teha, on sotsiaalne suhtlus. Et sotsiaalne suhtlus võib olla väsitav, aga ta on enamasti ka kosutav. Et hoida neid sotsiaalseid suhteid iseenda elus. Ja võib-olla sellise töö kontekstis proovida siis rääkida kolleegist ja kolleegiga võimalikult neutraalselt ja lahkelt või heasoovlikult. Kui heasoovlikult ei anna, siis proovida neutraalselt rääkida. Puhkus ja uni. See, et teadvustan, et pärast iga kord, kui ma pingutan, et siis sellele peaks järgnema ka puhkus. Et kui ma füüsiliselt teen pingutuse või teen trenni, siis ma ju puhkan enamasti pärast seda. Aga töö kontekstis kipub olema see, et ma teen, aga ma kuidagi ei võta seda puhkust sealt välja või ei arvesta sellega, et puhkus on väga oluline selleks, et ma saaksin oma tööd jälle kvaliteetselt ja hästi teha. Unest me põgusalt rääkisime ka. Kvaliteetne uni on absoluutselt väga oluline. Liikumine, see, et ma liigun oma päeva jooksul. Ma saan aru, et need soovitused on erinevad 5000-st 10 000-ni. Mõnes kohas isegi on toodud see number 2000-ni, aga just, et ma liigun ja mida rohkem ma liigun värskes õhus, seda parem see on. Ja ei saa alahinnata tegelikult ka toitumise mõju. Sest kui ma söön ikkagi korrapäraselt ja regulaarselt kvaliteetset toitu versus see, et ma kogu aeg haaran mingisugust kommi või maiustust või mingeid selliseid kiireid toite, siis üht või teistpidi sellel on oma kehale mõju. Ja siis ka seesama teadveloleku praktiseerimine. Et täna olen päris palju rääkinud sellest, et kuidas see teadveloleku praktiseerimine saab
aidata just iseennast toetada. Sest mõneti me ei saa muuta seda, mis toimub meie ümber, aga me saame muuta seda, mis toimub meie sees või kuidas me reageerime olukordadele. Ja kui sa tunned, et sul ongi tööl nüüd vaimse tervise mure, et võib-olla natuke haakub ka sellega, et kuidas sellele juhile läheneda, et üks asi on see, et vali selle jaoks selline aeg ja koht, et kus sa tunned ennast mugavalt ja saadki päriselt oma murest rääkida. Ja kui sa tahad, siis võid eelnevalt mõelda läbi, panna mingisugused punktid kirja või siis läbi kirjutada oma mõtted, et need oleksid võimalikult konkreetsed, selged ja lihtsad selles valguses, et hästi kergelt ja lihtsalt arusaadavad. Et ei tekiks sellist teemast väga kõrvale kaldumist või sellist nagu hägusust sinna. Et mida rohkem ja selgemalt see oma mure edasi annab, seda lihtsam on sellega ka toime tulla. Ja võib-olla on sul lahendused ka juba olemas või mingisugused võimalikud lahendused, et siis saab ka sinna oma seda fookust seada. Aga teinekord veel lahendusi ei ole ja siis need tuleks hakata välja töötama. Ja võib-olla siis mõned soovitused ka selliseks igapäevaseks, igaks tööpäevaks. Et kui sa hommikul üles ärkad, siis võta üks väike hetk ja too tähelepanu iseendale. Niimoodi just kui tulles välja sellest unest ja tulles kohale sellesse päeva. Ja võid ka täitsa vabalt ja teadlikult hakata ennast seal vaikselt liigutama, ringutama ja näppe, sõrmi ja varbaid liigutama, et natukene tuua sellist kohalolu ja elusust sinna kehasse. Ja kui sul on võimalik, siis võta aega, et korraks läbi mõelda, et mis päev sind ees ootab. Ja võib-olla on sul selle jaoks ka selline plaan tehtud, aga selle juures ole ka teadlik, et kõik ei pruugi alati minna nii, nagu sa planeerisid. Ehk ole valmis ka selliseks muutusteks, paindlikkuseks, kohanemiseks. Siis proovi igas tunnis peatuda ja võtta omale üks selline 60-sekundiline hingamispaus. Soovitan küll alati võtta 60-sekundilist hingamispausi, aga kui nii kaua ei jõua, siis võta näiteks pool minutit. Kui pool minutit ka ei saa, siis 10 sekundit ikka saab. Ja kui 10 sekundit ei saa, siis tee vähemalt üks täiesti teadlik sisse ja välja hingamine. Et väikesed sammud on väga-väga olulised. Ja too päeva jooksul tähelepanu oma kehale ja märka seda, mida sa tunned. Et võib-olla sellistes täiesti lihtsates, neutraalsetes olukordades, et kui sul on vaja mingit kirja kirjutada, siis tood tähelepanu oma kehale ja märkad, mida sa tunned. Või kui sa seisad söögijärjekorras lõunapausil, et siis tood korraks tähelepanu iseendasse ja märkad, mida sa tunned. Ja proovi märgata ka seda, et kuidas teiste inimestega suhtlemine sulle mõjub või siis iseendale mõjub. Et kuidas üks või teine kolleeg mulle mõjub ja seda on hästi lihtne võib-olla märgata ka just sellise kehataju pealt. Praktiseeri tänulikkust iseenda ja teiste suhtes. Et nagu ma ütlesin, meie aju on võib-olla veidi sinna negatiivsuse poole kaldu. Aga mida rohkem ma toon välja seda head ja olen tänulik selle üle, mis juba on hästi, siis seda rohkem me hakkame ka seda märkama ja siis seda rohkem seda justkui on meie elus. Ja teiste inimeste mõistes ka. Ja siis päeva lõpus võid teha sellise reflektsiooni või siis sellise kokkuvõtte ja panna kirja 3 asja, mis olid näiteks päevas head. Võib ka rohkem
aga kui 3 ei tule esialgu, siis võib alustada 1, aga kui sellist järjepidevat praktikat teha, et siis üldiselt me märkame taaskord neid asju, mis läksid hästi. Ma olen teadlikum sellest, et võib-olla kõik ei läinudki nii halvasti, kui ma ise arvasin. Ja sealt tuleb natuke ka seda enesekaastunnet ja enese suhtes sellist enesesõbralikkust. Et märkan seda lihtsalt, et hästi palju inimesed on väga-väga enesekriitilised ja sellist heatahtlikkust või heasoovlikkust, et kui me teiste osas veel suudame anda või pakkuda, siis iseenda suhtes jääb seda tihtipeale vajaka. Aga just, et tegelikult iseenda osas on ka olla oluline heatahtlik ja märgata ja tähistada neid väikeseid võite, mis on päeva jooksul olnud. Ja kutsuksin taaskord sinna Slidosse ja küsiks, et mis sa siit endaga täna kaasa võtad, et ma loodan, et sa said mingisuguseid mõtteid või nõuandeid. Ja küsiks, et mis on see, mis sa endaga kaasa võtad? Et iseennast väärtustada. See on hingamisharjutused, tänulikkust. Et hommikul võtta aega selleks, et oma päev läbi mõelda. Selline päeva läbimõtlemine aitab tihtipeale selle aja planeerimise ja selliste tegevustega ka, et ma teangi päriselt, mis mind ees ootab. Ja osade inimeste jaoks sobib väga hästi ka see, et ma saan mingeid asju maha kriipsutada, et need on tehtud. Et siis ka selliseid, nii-öelda, nagu ma ütlesin, väikeseid võite tähistada. Nii, keegi kirjutab meile veel. Aus olla enda vastu. Seda on väga keeruline teinekord teha, aga väga oluline. Pauside võtmine, tunnete märkamine, tänulikkus ja hingamisharjutused. See teiste kingadest vaatamine või mõnest teisest vaatenurgast olukordadele pilguheit aitab teinekord ka sinna, et iseendaga rahu leida. Jah, et vaimse tervisega tasub tegeleda tööpäeva jooksul, et seal on neid hetki ja pauside tegemine on täiesti lubatud ja olla enda suhtes heatahtlikum ja märgata ja tähistada võite. Mina omalt poolt ütlen aitäh, et minuga koos seda loengut kuulasite, kaasa mõtlesite ja uute kohtumisteni.